tänane teema on siis, kuidas teenuse äriga alustada ja meil mõlemal on Katriniga see kogemus olemas, et oleme ka alustanud sellega niimoodi, et mitte midagi ei olnud kliente, ei olnud isegi teenust või ma ei tea, kuidas sul oli teenus vähemalt olemas, on ju? No ma teadsin, mida ma tahan teha. Jaa, et mõnikord on alustanud niimoodi, et isegi ei ole seda teenust, aga üks põhjus, miks on hea minu meelest teenuse äriga alustada, on see, et ta on hästi selline odav võimalus äriga alustada ilma investeeringuteta, on ju, et miks üldse teenuse äri? Kas ikka on liiga vaikselt või need on vanad sõnumid? Ei, vist. Nii, kas nüüd läks paremaks? Heli, keerasin natuke põhja siin. 10 sekki jälle. Jaa. Aga meil ei ole praegu vist rohkem midagi muud ei saa päästa siin, et proovime siis ikkagi rääkida ja loodame, et kõigil on head kõlarid olemas, et saavad kuulda. Et üks põhjus, miks nagu seda teenusäri alustada on ju hea sellepärast, et see ei nõua suuri investeeringuid, et see nõuab ainult sinu aega, on ju. Ja sisenemisbarjäär on tegelikult päris väike, et sul pole vaja osta mingit laoseisu endale ja ruume rentida, et sa saad alustada tegelikult päris kiiresti. Jaa, et isegi mis on hästi äge on ka see, et isegi kui sa praegu oled palgatööl või sul on nagu mingi muu asi, sa saad alati seda teha, nagu kui sa muidugi ei lähe sul tööandja selle konkurentsiseadusesse, aga ühesõnaga ülihea võimalus ikkagi alustada see teenusäri, sest mis mina ettevõtete alustamise puhul olen näinud just see, et meil on alati oma mingi visioon, oma mingi nägemus, aga tegelikult reaalselt, kui me hakkame seda teenust pakkuma, siis me saame turult nagu päris vastuseid, et mis tegelikult üldse töötab ja mis tegelikult ei tööta, on ju. Jaa, aga räägiks natuke sellest ka, et kohe jõuame sinna ka, et kuidas sinu enda kogemus oli siis üldse klientide saamisel, kui tulles siis tagasi 10 aastat tagasi, on ju, et kui sa alustasid, et just alustades tundubki nagu kõige keerulisem alati see klientide saamine, sest sul ei ole portfooliot, sul ei ole võib-olla nagu ette näidata mitte midagi kellegile, sa ise oled sisemiselt hästi ebakindel ja ei usu endasse ega tea neid asju, on ju, et just see algus minu meelest on alati hästi keeruline. Aga oota, enne kui me sinna lähme, mis on üldse need oskused ja asjad, mida üldse tänapäeval nagu tasub, mille peale tasub mõtelda, sest et reaalsus on ikkagi see, et maailm on hästi tugevalt muutumas ja ettevõtjad kasutavad juba AI-d, on ju, koondavad töötajaid, sellepärast et AI teeb teatud protsesse ja asju ära, et mis on üldse näiteks, et kui sina nüüd alustaksid nullist täna, milliste teenuste peale sina üldse rõhku paneksid, millised oleks need teenused, mis päriselt, millele on turul nõudlus, mida sa näed? Ja mis toob päriselt nagu normaalselt raha ka, et sa ei pea tegema seda odava tööjõuna? No täiesti 100% on raske öelda, sest et veel mõned aastad tagasi oli ju täis kindel pauk, et õpi programmeerijaks ja siis on nagu set for life, et see on nagu hea palk. Ja kuna ma läksin ka nüüd uuesti õppima informaatikat ja tehisintellekti, siis meil oli ka üks loeng, et kuidas siis saada oma esimene töökoht IT-s ja seal toodigi välja, et tegelikult see on mega raske. Algajad ei taha mitte keegi, inimesed ei saa lihtsalt praktikale, sest neid algajate ja keskpäraseid töid tehakse AI-ga ja sa peadki kuidagi suruma ennast läbi, et saada selleks keskmisest paremaks, selleks nii-öelda seenioriks. Et selle eest ei taheta väga enam palka maksta, kui sa oled algaja, sest seda saab kordades kiiremini odavamalt teha AI-ga ja näiteks testijad on hädas, et need oskused ilmselt, üks asi on see, et robootika pole veel nii kaugele jõudnud, et päris mitmes, isegi 2 sellises, kes on AI-ga, ütlesid, et ala mingi torumeheks võib minna, täitsa nagu ka hea valik, aga mulle tundub, et päris sellist nagu strateegilist planeerimist ja mõtlemist ja igast sellist ideede ja mingi uue loomise juures on AI küll abiks, aga ta ei saa päris kõike teha. Et siis see on kindlasti üks asi. Praegu veel ei ole ka olemas midagi, mis suudaks näiteks ka kõik veebilehed niimoodi kohe valmis teha, et jaa, tehniliselt saab teha, aga on vaja seda aju sinna taha, kes ütleks, mis asjad oleks vaja ja mis see raamistik on. Ja siis ka igasuguseid automaatikaid, et sellist nagu päris AI agenti ka ei ole, et kui sa oskad ühendada erinevaid süsteeme, et sa oskadki nagu panna kokku erinevaid tükke, et oled see aju seal taga ja siis need erinevad tükid teevad sinu eest need alamtööd ära, et siis see automatiseerimine näiteks make.comiga mingisuguseid asju teha või
N8N-iga, et noh, neid tehnoloogiaid tuleb ka kogu aeg juurde. Ja tegelikult ka siis igasugune analüütika ja dashboardid, et tehisintellekt suudab andmeid tõlgendada ja sulle ja et siin oli ka, me tõime selle slaidil peal mõned oskused välja, mis nagu, mille vastu seda nõudlust on ja just nimelt see automatiseerimine ja ai kaasamine ja siis ka müügitunnelite teema, et tegelikult lihtsustatult on ju see, et kõik raha, kas siis sellel moel, et ta saab endale tõesti nagu rahavoogusid juurde või teisel moel, et ta vähendab oma kulusid läbi siis selle automatiseerimise, siis slaidid jäävad täna ära. Aitäh selle märkuse eest, Kirsike. Et slaide me ei näita, me räägime edasi ilma slaidideta. Jah, et ühesõnaga kõik see, mis toob ettevõttele raha, kas siis toob plussi juurde, raha kontole juurde, kliente juurde või siis vähendab kulusid, on ju, mis ongi ju kõik kogu selle ettevõtluse nagu üks eesmärk, et kui sa teed midagi sellist. Aga nüüd küsimus ongi see, et väga hea pointi tõid sa, et algajate ja keskpäraste töö teeb ai juba paljuski ära. Ja keegi ei taha enam algajaid ja keskpäraseid. Tahetakse nüüd neid tippspetsialiste. Aga siis minu suur küsimus on see, et kuidas see algaja siis üldse saab spetsialistiks, kui tal isegi on raske alustada? No ega seal ei olegi muud, kui lihtsalt peab ennast väga huvitama, pead enda vabast ajast ennast siis harima ja õppima juurde ja vaatama, kas sa saad näiteks endale portfooliosse, kas pakud tuttavatele või kas või näiteks mingeid heategevusprojektidele, et sa saad teha mingit tööd, et sul oleks juba ette näidata midagi. Kindlasti värbamisel hinnatakse pigem reaalseid kogemusi kui seda, et sa paned, et sa oled, ma ei tea, mingi X arv koolitusi läbinud. Et see on tore, kui sul on need koolitused läbitud, aga kui sa saad ikka näidata, et näed, tegin X kliendile sellise asja, tulemused olid sellised, siis seda hinnatakse palju rohkem. Et siis on vaja ikkagi saada endale mingisugust kogemust alla, et see on läinud küll ja see oli ka tegelikult väga hea point, mis sa tõid välja, et sul on vaja tuua raha sisse. Väga palju kergem on müüa oma teenust, kui sa saad kohe näidata, et näed, ma tegin selle ja nii palju tõusis näiteks käie või sa said nii palju uusi kliente või tuli uusi päringuid. Sellepärast ongi, et nagu see sotsiaalmeedia haldus on hästi popp teenus, mida paljud tahavad pakkuda, aga lihtsalt see postituste tegemine, sa ei saa näidata, et seal kohe tuleb mingisugust raha tagasi. Et kui sa nüüd hakkad valima, millega teha, siis mõtle kohe, et kas on midagi, millega sa saad kiiresti tõestada, et sinust on kasu ja et sa teenid tagasi. Mitte ühelgi ettevõtjal või firma omanikul ei ole kahju maksta sulle kas või 100 eurot tunnis, kui sa teenid talle rohkem kui 100 eurot tagasi. Ja et see küsimus tihti jääb nagu, et mis hinnaga ma ikkagi oma teenust peaksin siis pakkuma, ja siis see inimene, kes see teenuse pakkuja on, kõnnib seda ringi ratast ja mõtleb, et mis see turuhind on, mida siis konkurendid pakuvad, kas ma siis pean odavamalt, et ma olen alustaja, on ju. Aga see küsimus keerleb nagu vale konksu otsas. Õige konks tegelikult, kuhu sa peaksid selle küsimuse püstitama, on see, et kui palju sinu tegevus ettevõttele sisse toob, mida mõnikord ongi raske mõõta, aga näiteks ai digistrateegia õpiprogrammis on ju, mis meil nüüd järgmine nädal juba alustab ja kus sina oled siis peakoolitaja, ongi nagu peamised oskused, need sellised, mis on seotud ka analüütikaga, et sa oskad ka siis nagu mõõta neid tulemusi. Ja et sa suudad näidata, sest et tegelikult ka sotsiaalmeedia halduses on võimalik võtta välja statistika, kui sa kasutad näiteks tehniliselt UTM tag'e ja vaatad analüütiksist, et kui palju näiteks liiklus sotsiaalmeediast on kasvanud, kas nad on lehel, mida nad seal edasi teevad, et kui sul on need seadistused paigas, sul on võimalik ka näha, mida inimesed teevad, kuidas nad liiguvad. Seesama müügitunnelite teema näiteks on hästi palju fookusesse tulnud, et on võimalik kas või näiteks ka, isegi kui sa sotsiaalmeediaga saad ainult näiteks nähtavust ja uusi jälgeid, siis see on ka võimalik rahasse arvutada, näiteks võrdled, kui me oleks ostnud samas vääringus reklaame versus see, et me saime nüüd tasuta või mitte tasuta, aga siis orgaaniliselt töö eest. Et lihtsalt tulebki välja mõelda, kuidas sa saad seda enda kasulikkust tõestada. Et siis ei ole mõtet teha tööd või pakkuda teenust sellepärast, et sa teed midagi. Et efektiivsus on siin see küsimus, et ei ole vaja lihtsalt 10 tundi näiteks monteerida mingit reelsi, mis siis jõuab näiteks 100 inimeseni. Ei ole üldse tasakaalus.
Ma teeks üleskutse, et meil on siin ettevõtjaid vaatamas praegu 65 minu numbri järgi, mis ekraanilt mulle vastu vaatab, et päris terve hunnik inimesi. Et kui sa saad, kui sul on mobiilis võimalik chattida ka või oled arvutis äkki vaatamas meid, et palun kirjuta siia kommentaari, et sina ettevõtjana, milles sina abi vajad? Kirjuta, mis teenustes sina praegu ettevõtjana abi vajad? See ei pea isegi olema konkreetne teenus, aga milles sa tunned, et sina vajaksid abi? Et sinu äri võiks kasvada, et sa saaksid rohkem kliente endale, et sa saaksid vähema ajakuluga rohkem tehtud. Mis on need asjad, mis sind praegu ettevõtjana aitaks ja milliseid teenuseid sina vajaksid praegu? Päris huvitav oleks lugeda. Milliseid teenuseid sina vajad ettevõtjana? Noh, mul on see kingsepp ilma kingadeta, mul on koduleht uuendamata, mu sotsiaalmeedias ei toimu suurt midagi. Ma käin, ongi, et ma ei suuda kajastada, mida ma kõik teen ja mingeid lahedaid case study'sid või asju, et ma tahaks ka rohkem mingeid blogipostitusi kirjutada, et oleks, et ma annaks sisendit, keegi teeks ilusaks. Siis ma mõtlen, analüütikaga ma saan ise enam-vähem hakkama. Ja tegelikult peaks ka strateegilisemalt sellist müüki tegema, et praegu ma olen lihtsalt selline nagu mugav olnud, et päringud tulevad, aga kui tahaks rohkem selliseid suuremaid projekte ja kvaliteetsemaid päringuid, siis tegelikult peaks ka ise pöörduma ja ma olen mõelnud, et peaks LinkedIni aktiveerima näiteks aga lihtsalt see aeg. Kõige rohkem ma tahaks, et keegi annaks mulle aega juurde ja seda ei saa. Seda ei saa. Aga saab seda, et sa leiad endale inimesed, kes teevad kõiki neid asju, mis sa praegu üles lugesid, et kes teevad sinu eest sotsiaalmeedia kajastusi, kui sa käid kuskil üritustel, networkimas, koolitustel, kes teevad su kodulehe ilusaks, kes teevad sulle LinkedIni postitusi regulaarselt, aga mis on sind takistanud? Sorry, et ma nüüd läksin niimoodi isiklikuks kohe, hakkame lahkama sinu seda ettevõtluse asjaga, aga mis on sind takistanud või ütleme nii, et takistanud, aga teisest küljest, millist teenusepakkujat sina ootaksid ja unistaksid, millisest teenusepakkujast sina unistad? No see on see sama, millest me rääkisime, et esiteks, et ma ei ole nüüd kindel, et kui keegi käiks kaasas, ja kajastaks, mida ma teen, siis see on ju talle räme ajakulu, aga minul ei tule sellest samaväärselt tulu tõenäoliselt, et kui mul oleks paar postitust nädalas rohkem. Ehk siis ongi see, et kui sa oled alustaja, siis mingit tööd sa pead ise ära tegema, sellepärast, et see lihtsalt ei ole mõttekas väljast sisse osta. Et üks on see efektiivsus asi ja teine ongi siis see, et aga kuidas leida keegi, kes jagab nii hästi just seda stiili, mida mina tahaksin. Et mõnikord on see, et see sisendi andmine, ka AI-ga on ju see, et sa pead promptidesse kirjutama sisse seda taustainfot, et mida põhjalikumalt sa kirjutad, seda parema vastuse sa saad. Ja samamoodi on ju töötajatega, et mida rohkem sa neile ütled ette, milliseid näitad, kuidas, millist tööd sa tahaksid saada, seda paremini nad oskavad ja teavad, mida sa tahaksid, aga see võtab ka ju päris palju aega ja siis mul on juba siuke tunne, et aga ma panen siis naps rohkem aega ja siis on tehtud endal ju. Et see on nagu see sellise üksikettevõtja dilemma minu meelest. See üksikettevõtja dilemma on minu meelest orava ratta sündroom otse välja öeldes, et me oleme lihtsalt igapäevaselt oma tulekahjudega ja kõikide muudega nii hõivatud, et meil pole aega vaata nende suurte asjadega tegeleda ja mingeid suuri süsteeme nagu paika saada. Ja nagu siin näha on, siis sa ei ole ainukene, et on väga paljud tunnevad seda sama asja, et just see sotsiaalmeedia turundus ja see kajastamine ja nähtavuse teema ja see igapäevane nähtavus on ju. Aga väga hea pointi tõid sa välja ettevõtjana ja see ongi see sama asi, mille ümber tegelikult kõik asjad keerlevad, et sa ei tea, et kui sa võtad praegu inimese, kes hakkab kajastama ja tegema seda tööd, kas see toob sulle rahaliselt ettevõtjana tagasi. Me keegi ei taha ju, kui me jääme miinustesse, siis on see ainult aja küsimus, kui meil on pankrot, me lõpetame oma tegevuse lihtsalt ära, kui asi tiksub miinuses, et kuidas siis nagu mõlemalt poolelt nii teenuse tellijana kui ka teenuse pakkujana vältida sellist olukorda, et minu teenuse pakkumine viib teise ettevõtte pankrotti? No üks variant on näiteks leppida kokku mingisuguses tulemuspõhises hinnastamises, et näiteks kui sa pakud turundust või reklaamihaldust, ütledki näiteks, et iga müügi pealt, ma ei tea, 10% näiteks sellele, kes need toob. Ja siis tegelikult see võiks ka motiveerida seda teenusepakkujat tooma sulle rohkem müüki, sest seda rohkem ta teenib. Et see on mul näiteks praegu üks mõte. Väga äge. Aga seda Eestis minu meelest suhteliselt vähe, et võib-olla sa ka, kui sul on see kogemus ja sul on see praktika, et sul ongi teenusepakkujad, kes teenivad protsenti sinu käibest, kirjuta sellest.
aga ma kahtlustan, et seda on pigem vähe, et hästi tihti ja tavaline on see, on ju, et palju mu tunnihind on ja selle tunnihinnaga ma sulle teen. Aga jah, ja mul on tegelikult olnud küll kliente, kellele ma olen teinud ka tulemuspõhiselt, aga see ongi, me peame jõudma sinna nii teenusepakkujatena kui siis ka ettevõtjatena, et osadele ettevõtjatele on ka raske maha müüa seda ideed, et teeme tulemuse peale näiteks. Ja siis on ka Timo Porval on rääkinud, et see on selline natukene ohtlik värk, et sa võid hävida täiega, siis sa kaotad teenusepakkujale enda aega. Aga kui hakkab väga hästi minema, et need lepingud oleks hästi tehtud, sest et neil vist oli ka mingi niisugune case, et hakkas väga hästi minema ja siis ettevõtja mõtles, et ma pean nii palju raha ära maksma nii vähese töö eest. Aga see alguse, see käima tõmbamine ongi suur töö, et sa panustad alguses rohkem ja hiljem vähem, et seal ongi, et on vaja riskide maandamist ja on vaja, et mõlemad pooled saaksid aru, et see on mõlemale kasulik. Ka mul on olnud, kui ma olen proovinud oma teenust pakkuda, siis üritan seletada, et vaata, et näiteks praegu sa teenid alla 100 000 aastas, kui ma saaksin teha niimoodi, et sa teeniksid 200 000 aastas, kas sul on kahju siis sellest näiteks 20 000 mulle maksta? Et sina saad ju lisa 80 000 ikkagi. Aga ongi, et see on sellise harimise ja see teema, et seda on võimalik teha, aga siis ongi, et sa pead ka ise olema kindel, et sa suudad selle tulemuse ära tuua ja sul on vaja ka see idee siis sellele vastaspoolele maha müüa, et see ei ole, see kõlab hästi, aga see ei ole tegelikult nii lihtne. See nõuabki sellist nagu suuremat pilti, et sa saaksid aru, aga tegelikult see nõuab ka teenuse tellija poole pealt seda, et ta teab, mis on tema marginaal, sest et sa ei saa, kui paljud teist teavad praegu, mis on sinu toodete või teenuste marginaal ehk kasum, on ju? Kas sa oskad seda numbrit, protsenti tähendab, kas sa oskad seda protsenti kohe praegu öelda? Küsimus. Kui sa ei oska, siis sa ei saa ka võtta protsendiga endale teenusepakkujat, sellepärast et protsendi alusel on ju, sest sa ei tea tegelikult, kui palju, mitu protsenti sa saad siis ära maksta. Jah, et tihti ma näen ka, et ettevõtetel ei ole tehtud neid oma hinnaarvutusi. Nad ei tea näiteks, kui palju nad maksavad ühe päringu eest või kui palju neil kulub aega ja raha ja turundusressurssi, et saada näiteks üks uus klient. Kui palju on nende ühe kliendi keskmine elu ja väärtus, inglise keeles see LTV, lifetime value. Tegelikult kogu turunduse põhimõte on ju see, et see CAC ehk siis customer acquisition cost, ühe kliendi saamise hind peab olema väiksem kui siis LTV ehk siis selle kliendi sisse toodud see lifetime value. Ja kui see on sul korras ja sa tead, mis need numbrid on, siis sa tead ka, et kui palju sa saad maksta ära. Ja Mare kommenteerib siin ka, et tema on teinud kasumi jagamise kokkuleppega tööd, et see on minu meelest nii äge, sest et maailm on muutumas ja ma näen Eestis nagu väga tugevalt seda, eriti oma ringkonnas siin veebikoolis toimetades, kuidas tegelikult ongi nagu hästi palju mikroettevõtjaid, kes teevad siis kas palgatöö kõrvalt või ühesõnaga see ettevõtlus ikkagi on nagu järjest kasvav on ju asi, et see just nimelt siis ettevõtjale peab aru saama ju sellest, et selleks, et ma saaksin sinu käest teenust osta, ma pean ise kasumisse jääma, muidu ma lihtsalt jätkusuutlikult ei saa sinu käest teenust osta, ehk siis inimesed hakkavad aru saama, mis on see äriloogika, ettevõtlusloogika ja sellepärast tahaks näha rohkem Eestis selliseid kasumi jagamise kokkuleppega koostöösid. See oleks nagu äge, see on mõlemale poolele nagu turvaline ja ma usun ka piisavalt motiveeriv. Aga nüüd räägime natukene sellest, et kuidas siis ikkagi saada need esimesed kliendid, sest siin oli praegu kommentaaris ka inimesi, kes ütles, et tahaks alustada ettevõtlusega, on ju. Tahaks hakata siis teenuseid pakkuma. Ja ma ütleks nagu kaks asja. Ma ei tea, kas sa panid tähele siin, kui me rääkisime siin samas laivis. Kaks asja. Esimene küsimus oli see, et inimesed said kirjutada, milles nad abi vajavad. Nüüd nutikad, kes te siin olete, juba jõudsite võib-olla kellegiga ühendust võtta, kes siia kirjutas, millest ta abi vajab. Kui sa tunned, et sina võiksid olla see, kes saab selles aidata ja lihtsalt saata talle privaatne sõnum, on ju, et kuule, ma saaksin sind aidata. Aga teine teema, mis me oleme siia praegu nagu kõrvale toonud, on just nimelt see hinnastamine, et kuidas sa siis oma teenust pakud, et kas see keerleb ümber sinu, et sa mõtled, et mis teised pakuvad tunni hinnaks, mida mina võiks küsida, näed, teised küsivad 35, ma tahaks ikka 60 eurot tunnis küsida, et kas see teenuse pakettide või ütleme, see hinnastamise loogika keerleb ümber sinu või see keerleb ümber sinu potentsiaalse kliendi ja kas sa saaksid pakkuda siis ka kasumi jagamisega seda kokkulepet. Sest ütleme niimoodi, et just nimelt see väärtuspõhine hinnastamine on ju, see ongi nagu ka selles mõttes hea, et me oleme sellest varem rääkinud ka, et kui sa saad milleski väga osavaks,
siis sa ei pea ennast karistama sellega, et sa küsid endiselt sama tunni hinda, kui sa teed ühes tunnis võib-olla 10 korda rohkem võrreldes varasema perioodiga. aga kui sa hinnastad ennast näiteks kas või tasemete järgi, starterpakett, pro-pakett, premium-pakett on ju tavaliselt niimoodi, või siis ka siis kasumi jagamise kokkuleppe puhul on ka sinul tegelikult teenusepakkujana võimalik rohkem võita. jah, ja siin kommentaarides ka keegi tõi välja, et teenusäri kõige suurem probleem ongi see, et kuidas skaleerida niimoodi, et sa ei saa, sul on ju mingi kindel arv tunde, mis sa saad maha müüa, neid ei tule lihtsalt kuskilt juurde. Ja mingil hetkel on sellele skaleerimisele piir ees, et siis sa peadki mõtlema välja, mida sa saad veel teha, kas sa saad mingisuguseid digitooteid või passiivseid asju juurde luua, kust tuleks rahavoogu, kuidas optimeerida või maksimeerida siis seda, et sa saaksid 1 tunni eest rohkem. Aga sa ei tohi ka seal siis lihtsalt nagu üle küsida, et sa pead tuvastama, mis on siis need tegevused, millest sa oledki nii hea, et näiteks võib-olla sa suudad 10 minutiga mõnele ettevõttele tuua 2000 eurot sisse, siis sa võid ise 10 minutiga näiteks 200 teenida, kui ütleme, et 10% sellest. Et leida endas need tugevused, millega sa saad kõige kasulikum olla võimalikult väikese ajaga. Aga kui rääkida nüüd, kuidas siis ikka alustada, kuidas saada see esimene klient, kuidas sina oma esimese kliendi said? Mul oli see eelis, et ma tegelikult 6 aastat töötasin erinevates meediaagentuurides, mis tähendab, et ma tegelikult olin selles valdkonnas sees. Ma tegelesin kogu aeg ju ka meediaplaanide ja reklaamide tellimisega. Ma käisin erinevatel koolitustel ja üritustel pidevalt, mis tähendab, et ma liikusin selles seltskonnas ja siis kui sa teed head tööd, siis seda märgatakse. Et siis pöörduti ka otse või siis mingid väiksemad kliendid, kes nagu päris suure agentuuri juurde ei tahtnud, aga selle julge sammu ma ikkagi julgesin siis teha, kui lihtsalt üks tuttav, kes ka tegeles turundusega, ei saanud enam ühte klienti teenindada, ta suunas selle mulle ja see oli selline stabiilne kuutasuga pakkumine, et ma teadsin, et ma ei jää nälga, et see üks ankur klient on nii-öelda olemas ja küll ma saan need teised ka sinna juurde ja need teised ma sain põhiliselt sellega, et esiteks osalesin nendel üritustel, kus on mingid ettevõtjate, praegu on väga palju toimub ja siis Facebooki grupis 2 turunduse gruppi on. Ja siis, kui ma nägin midagi lahedat, mingit artiklit või YouTube'i videot, ma lihtsalt jagasin sinna gruppi ka ja panin paar lauset juurde, miks ma arvan, et see on äge või kasulik asi. Ja ma omast arust, lihtsalt see ei võtnud üldse palju aega, sest sa nagunii hoiad ennast kursis. Ja siis mingi hetk, ma arvan, mingi paari kuu pärast kuskil konverentsil või mingisuguses kohvipausis keegi ütleb, sa oled ju see tüdruk, kes kogu aeg postitab. Siis mõtlesin nagu, mis asja, ma ei postita tegelikult üldse palju, aga lihtsalt Eesti on nii väike, et siin silma hakata ei ole nii raske. Ja nüüd ma enam ei jõua ise postitusi väga algatada seal gruppides, aga kui keegi on hädas ja küsib midagi, siis ma nagunii hängin telefoniga seal sotsiaalmeedias, on ju, mis on tegelikult väga halb. Aga siis mul ei ole raske see paar rida kirjutada, kui ma tean vastust ju peast. Ja väga palju pöördutakse minu poole ka näiteks Messengeris. Kuule, ma nägin seal grupis, sest inimesed otsivad ka teatud märksõnu ja need vanad vastused, et kui sa oled mingil teemal pidevalt vastanud, siis ongi kirjutatud, ma näen, et sul on asjalikud vastused ja sa oled sellega pikalt tegelenud. Mul on sarnane mure, kas sa saaksid mind ka aidata? Ja tuleb niimoodi päringuid. Et üks turvaline viis, kuidas teenusepakkujana alustada on, et vaata praegu oma tööandjat, kui sa oled palgatööl, on ju. Et äkki sa saad hakata sedasama, mida sa praegu teed, pakkuma teenust oma tööandjatele. See on nagu üleminek. Või siis teine variant ongi see. See on ooütamine. Või miks? Sa ei tohi, kui sa oled palgatööl, et sa nüüd muudad oma palga ära. Ja, aga kui sa hakkadki pakkuma seda teenust, vaata nagu teistele ettevõtjatele ka. No teistele, jaa, okei. Natuke sarnane, vaata selles mõttes, et sa said selle ankur kliendi vaata endale juba nagu oma palgatöö ajal, on ju. Ja siis sa läksid üle vaata nagu teenuse ärisse täiesti iseseisvalt ja hakkasid otsima. Ja siis teine asi, mis kumas välja sinu jutust, oli see sotsiaalmeedias aktiivne olemine, on ju, mis praegu tundub, et paljudel ongi nagu keeruline, aga isegi mitte selles mõttes aktiivne, et sa teed postitusi kogu aeg ja näitad, kui äge sa oled, vaid sa lihtsalt käid Facebooki gruppides ja vastad inimestele nende muredele, on ju, et nad saavad abi, nad näevad läbi selle, et sa suhtled nendega normaalselt, inimlikult, aitad neid ja siis sealt tulevad kliendid. Samas ka see postitamine aitab, sest et meil ju seal
digistrateegi programmil on ju 2 gruppi juba lõpetanud ja mõlemas grupis on olnud inimesi, kes on saanud klienti ja teeninud kogu raha ja rohkemgi tagasi juba programmi ajal sellega, et nad on näiteks LinkedInis olnud aktiivsed, on aktiivselt pakkunud näiteks teha tasuta tööd ja siis jaganud, kuidas läks ja teinud mingeid case study'sid sellest. Ja siis on see teenuseampsud on ju ka väga hea platvorm, mille veebikool on loonud, kuhu sa saad üles panna mingisuguseid väikseid pakkumisi, sealt tegelikult tellitakse ka. Aga võib-olla korraks veel see niši leidmine, et kas on vajalik, et kas ma pean kõigile kõike pakkuma või ma peaks leidma mingi niši ja miks? No mina soovitan alustada ikkagi, et leia mingi enda lemmiktegevus või kõige kasumlikum tegevus, midagi, mida sa tahaksid pakkuda, sest et nii on palju lihtsam ennast turundada ja positsioneerida. Keegi nagunii ei usu, et sa oskad kõike näiteks ala turunduses või digiturunduse teemadel, sellepärast et see on läinud lihtsalt nii spetsiifiliseks ja võimatu. Ma tegelikult ka näiteks kunagi mõtlesin, et ma suudan hoida näiteks Google Adsi ja Meta Adsi, see oli hallatav. Nüüd on nii, et ma pigem olen Meta Adsi fänn ja ma teen Google Adsi ka, aga kui keegi tahab ainult Google Adsi, siis ma arvan, et ma ei ole lihtsalt selles nii hea, sest et see info ja see uuenduste maht, mis kogu aeg peale tuleb, see on lihtsalt kohutav. Et kui sa valid endale mingi konkreetsema teema, siis sul on palju lihtsam ja enesekindlam ka endal, et sa saad hakkama, et sa oled kursis viimaste uuendustega ja see enda brändimise teema on ka, kui näiteks küsida üleüldiselt, kas sa tead mingeid häid digiturundajaid, siis võib-olla tuleb mõned nimed, aga see ei ole ikkagi nii spetsiifiline, aga samas kui sa küsid, kas sa tead kedagi, kes teeb head näiteks TikToki videosid või kas sa tead kedagi, kes oskaks mulle uudiskirju teha, palju kergem ja palju paremini tulevad need nimed meelde. Ja siin on siis Katariina küsib gruppide kohta. Turunduses on internetiturundus ja e-kaubandus ja siis on sotsiaalmeediaturundus, on 2 põhilist gruppi, aga ettevõtjatele on veel erinevaid, et näiteks pilvebüroo, Krista Teearu oma, kus on ettevõtjaid, siis ma ei tea, kus sa veel on. Pange neid gruppe, mis teile meeldivad siia chatti, sest et kohe ei tule kõik meeldegi. Jaa. Nii et kui võtta niimoodi linnulennult see, mis me rääkisime praegu, et leida oma nišš, mis me veebikoolis nagu nendes õpiprogrammides ka hästi palju rõhutame, et kohe alguses ehitada või leida see nišš ja positsioneerida ennast sinna niši peale, et selleks on olemas tõesti siis see teenuseampsude turg, teenuseampsud.ee, kes veel ei ole käinud, vaadake, seal on väga ägedaid teenuseampse ja kuidas seda niši leida, vaata see on ka hästi keeruline küsimus inimeste jaoks, sest me oleme hunt kriimsilmad ja me teeme 10 asja ja me ise ka ei tea, mis on see asi, mida me siis võiksime teha ja mis on see, mis kõige parem oleks, aga seda saad sa tegelikult vaadata 2 asja, et esiteks, milles on sul varasem kogemus endal olemas, sest tasub alati ehitada ju millegi peale, mitte nii, et ma hakkan nüüd nagu täiesti nullist on ju pihta, sest see lihtsalt see õpikurv ja kõik see muu on nagu nii keeruline, et igal juhul, isegi kui sa tahad arvutis tööd alustada ja sa oled varasemalt näiteks klienditeenindajana töötanud 10 aastat, siis on sul ikkagi mingi varasem kogemus olemas, mille peale juba sa saaksid luua ka oma teenuseäri, et mõtle selle peale, et mis on su kogemused, mis on su enda kirg, väga oluline, sellepärast et kui sa teenust hakkad pakkuma, sa tahad seda teha hästi, sa tahad seda teha rõõmsalt, on ju, ja niimoodi sa leiad ka uusi kliente endale paremini, kui sa oled ise kirglik selles, mida sa teed, et ikkagi, mis on su kirg, sest põhimõtteliselt sa võid ka ju hobiga ühendada oma teenuseäri, võib-olla sulle meeldib kalastada, näiteks sul on kalamees oled, siis miks mitte, et sa hakkad kalameestele kodulehti tegema, ma teen mingi absurdnäite, aga praegu võtadki kalamehed endale sihtrühmaks ja hakkad neile siis või ehitad mingi äpi, on ju, mis nagu head kalastamiskohta näitab, et see on hea point, see nišš tuleb valida ikkagi selle järgi, mis endale ka meeldib, sest kui sa valid midagi lihtsalt sellepärast, et see tundub hästi trendikas ja äge ja et sellega saab palju teenida, siis sul mingi hetk sa ei viitsi enam, aga sa saad tõeliselt heaks ainult siis, kui sa lihtsalt, päriselt, ma vabast ajast, ma olen nädalavahetusel, panen tunde lihtsalt selle alla, et ma istun YouTube'is ja vaatan mingisuguseid turunduse ja AI videosid ja see on minu jaoks lihtsalt mega põnev ja ma tahan seda teha. Aga kui ma teeksin seda vastumeelselt, ma teeksin seda kindlasti palju vähem jääks meelde, et sa pead ikkagi valima selle järgi, et see oleks endale ka ikkagi pakuks midagi huvitavat. Ja kui sa võtad selle nišiga, siis see ei ole eluaegne abielu või laulatus, on ju, et vahepeal me kardame ka, et äkki kui ma nüüd positsioneerin ennast Eestis näiteks TikToki eksperdina ja siis
tegelikult 2 aasta pärast avastan, et ma ei taha üldse mingit TikTok'i, kustutan ära ja ei tahagi seda teha, et ega keegi ei keela sul ju teha neid võnkeid, aga just nimelt seesama hea näide, et kui sa praegu mõtled ka oma tutvusringkonnas näiteks, et kes on hea Google Adside tegija, kes on hea kodulehtede tegija, kes on hea sotsiaalmeediaturundaja näiteks TikTokis, et kas sul tekkisid mingid konkreetsed inimesed sinu pähe või nagu tekkis mingi tühi koht on ju, et ma ei teagi tegelikult kedagi sellist. Ja kui sa oled siis lihtsalt kas virtuaalassistent, lihtsalt turundaja, lihtsalt mingisugune laia valdkonna teenusepakkuja, siis sa ei tulegi mitte kellegile pähe. Vot virtuaalassistent on ka, siin nii tõenäoliselt on ka neid palju, et meil on ju see virtuaalassistentide kool ja nüüd on popimaks saanud, paljud õpivad virtuaalassistendiks ja pakuvad seda teenust ja tegelikult keskmisel virtuaalassistendil on väga raske kliente leida, sest et nad räägivad kõik suht sama juttu, kõik pakuvad sotsiaalmeedia haldust, e-kirjade, nagu täiesti samu asju. Kas palun te võiksite mõelda välja, mis sulle meeldib rohkem teha ja sa tooksid välja, et nii, mina olengi mega hea igasuguste e-kirjade automaatikate ehitamises, aga võib-olla mitte nii hea näiteks sotsiaalmeedia reelside monteerimises. Nagu kohe juba eristuks, mitte lihtsalt, et üks järjekordne virtuaalassistent pole õrna aimugi, hakka teda õpetama ja siis ei saagi aru, nagu, et kus need tugevused on. Väga raske, endal ka kulub aega lihtsalt sorteerida välja, et no, kes siis nagu päriselt, nagu, keda ma võtan. Ja. Ma arvan, et see lihtsalt on see psühholoogiline FOMO on ju, et me kardame klientidest ilma jääda ja sellepärast me ütleme, et me teeme kõike kõigile. Aga üks asi on see, et sa võid positsioneerida või niši leida tegevusvaldkonnas, et sa näiteks ütledki, et ma olen väga hea e-kirjade automaatikas, aga sa võid leida ka, positsioneerida ennast ka nagu tegevusvaldkonnas selles mõttes, et näiteks ma teengi kõikidele e-poodidele virtuaalassistendi teenust on ju, et sa nagu võtad mingi valdkonna, sa võid minna veel kitsamaks iluvaldkonna tegijatele on ju näiteks. Ja Eesti muidugi saab ühel hetkel otsa, kui sa väga kitsa niši võtad, aga kes keelab sul virtuaalselt siis üle kogu maailma seda teenust pakkuda. Jah, aga nende virtuaal- ja teenuse ja digiteenuste asjadega ongi nüüd tekkinud tänu AI-le ja globaliseerumisele see probleem, et kui sa hakkadki rahvusvaheliselt pakkuma, siis sa konkureerid terve maailmaga ja tegelikult nende Aasia odavate hindadega on väga raske konkureerida, et siis tulebki leida see nišš või nagu see nurk, et kuidas sa siis saad, et see läheb aina hullemaks, kuna AI seda keelebarjääri hakkab aina rohkem ja rohkem ära kaotama, mis tähendab, et ongi vaja kolida odavamasse riiki lihtsalt ja pakkuda kallimatele riikidele teenust. Ja siis klientide leidmise osa on ju, millest me täna lubasime rääkida ka, ikkagi me jõuame sinna, et sa ei saa muud moodi, sa pead tulema nähtavaks, nagu praegu siin, kes on kasutanud, on ja meil on 74 vaatajat praegu hetkel laivis, kes on kasutanud juba seda võimalust ja siin samas kommentaariumis kirjutanud midagi, te juba olete midagi teinud, te juba olete saanud nähtavast, ma tean, siin on juba omavahel mingid teemad käivad siin chatis on ju, et lihtsalt nagu kasutada võimalikult palju seda võimalust ära, et kui sa kuskil oled sotsiaalmeedias, olla aktiivne, rääkida kaasa, aidata teisi ja läbi selle tegelikult need kliendid tulevad, sest nii palju lugusid on selliseid, kus inimesel pole kodulehte võib-olla 2 aastat või 3 aastat, aga klientide järjekord on ukse taga, sellepärast et lihtsalt... Ja mina ütlen ka, et mul oli koduleht, mul oli domeen ostetud ja ma arvan, mingi 2 aastat oli seal avame varsti. Sellepärast, et ma lihtsalt ei jõudnud selle kodulehega tegeleda, aga mul tulidki kliendid sealt gruppidest ja nendelt üritustelt, et tegelikult ka, kui te käite nendel igasugustel konverentsidel ja üritustel ja koolitustel ja tehakse ju igast networking asju, isegi tasuta üritusi on päris palju, et lihtsalt pauside ajal rääkida, millega ma tegelen. Mitte siis eestlaslikult istuda oma kohvitassiga nurgas või siis minna sinna sõbrannaga, istuda siis sõbrannaga kohvitassiga nurgas, vaid minnagi kellegi täitsa võõra juurde, et tere, mina olen Katrin, millega sina tegeled, alustad, küsid tema käest, siis loogiline, et sa saad ka ise rääkida, millega sa tegeled ja või siis kuidas siis tänane päev meeldinud, mis oli kõige põnevam selline, et sellel mingi Miller on ju see small talk'i koolitus ka, et eestlased natukene peavad õppima seda lähenemist ja avatud olemist, et ei ole vaja niimoodi nurgas istuda, et keegi ütles ka, et eestlaste lemmikmüügistrateegia on agressiivne ootamine, et istud, et keegi tuleks, on ju, aga sa ei ole kellelegi öelnud, et sa tegelikult ootad. Just. Ja mulle nii meeldib see, kuhu maailm on praegu liikunud ka õppimise osas, et kui sa praegu tunnedki, et ja ma tahan küll väga kena kõik, mis te räägite, et kliendid ja värgid ja teenuse hari ja nii edasi, aga mul pole isegi oskusi, on ju, et ma isegi ei tea, mida tegelikult ma tahaks hakata pakkuma või ma pean õppima hakkama. Siis mulle nii meeldib praegu, kuidas maailm on liikumas, tänu tehisintellektile on muutunud tegelikult minu meelest õppimine väga palju. Ma olen kindel, et kui me praegu küsiksime siin
kas või selle 75 inimese käest, kes meil laivis praegu vaatavad siin, et kuidas te praegu õpite versus 2 aastat tagasi, kui ai-d ei olnud. Aga veebikoolis me ka hindame nagu 3 sammast õppimise mõttes. Esimene asi on see, et hästi paindlik õppimine, et sa saaksid seda teha kas töö kõrvalt, et sul on olemas ette salvestatud materjal, et sa ei pea tulema klassiruumi ja istuma 3 tundi järjest, kuni koolitaja midagi räägib, sest mõni koolitaja võib väga aeglane ka olla ja siis sa muudkui venitab ja teeb öö ja möö ja siis see tegelikult sinu jaoks on ju raisatud aeg. Aga et on ette salvestatud materjal, mida saad ise kas või kiirendusega kiirelt vaadata, et siis hästi paindlik õppimine ja teiseks ka selles mõttes paindlik, et sa ei pea õppima kõike, sa pead õppima neid asju, mis sind huvitab, eriti kui me rääkisime just praegu sellest, et sa leiad oma positsiooni, sa leiad oma niši. Aga teine sammas, mis minu meelest nüüd ai ajastul muutub ka õppimise mõttes hästi oluliseks, on kogukond. Kas või seesama hetk, kus me praegu oleme siin kõik koos ühel samal hetkel, me ei ole küll ühes füüsilises ruumis, aga me oleme siin praegu koos ja juba te olete vahetanud siin kontakte, Triin plaanib praegu selle Merit Milleri õpijampsu on ju, kõigest, millest me räägime omavahel, kõik see, mis tekib see side omavahel, need kontaktid, need ongi need ärivõimalused, need ongi need meie potentsiaalsed kliendid, kes me siin tegelikult koos oleme, ehk siis kogukonnas õppimine. Ja kolmas asi, mis veebikool väärtustab, on just nimelt see nähtavuse teema ja selleks ongi meil õpiprogrammides olemas see teenusampsude turg, sellepärast me veebikooli õpiprogrammi õpilased on veebikooli jaoks nagu VIP-kliendid ja nende jaoks me tahame anda alati võimalust ka tulla nähtavale, kui vähegi oleks julgust esile tulla, et kutsuda neid reede hommikustesse õpiampsudesse rääkima, et kutsuda teisipäeva hommikustesse õpiampsudesse, mida Triin veab veebikool ettevõtjatele grupis ja anda seda nähtavust, nii et nagu 3 sammast, mille peal veebikooli õpiprogrammid baseeruvad, et hästi paindlik õppimine, palju materjali, aga samas valid ise, millal mida õpid. Teiseks kogukond, et saaks üksteisega koostöösid luua. Meil on ju eelmisel ai digistrateegia õpiprogrammis 2 inimest lõid ühise OÜ. Ma tean vähemalt 3 inimest, kes teevad praktiliselt igapäevaselt nüüd koostööd, et just leidsidki oma selle niši, oma selle, millele nemad keskenduvad, on ja siis koostööpartnerid, et kui tuleb klient, et sa ei anna nagu klienti sellepärast ära, et sul ei ole seda, see on ka üks hästi hea teema, on ju, et see, kui sa positsioneerid ennast, siis me kardame vahepeal kliente kaotada. Aga tegelikult me ei pea kaotama, ehita enda ümber võrgustik, kes pakub neid teenuseid, näiteks kui sina pakud metareklaami, on ju, mina teen näiteks maandumislehti, et siis me teenindame ühe selle sama kliendi ära, aga lihtsalt erinevate ettevõtete alt. Ja seda veebikoolis nagu me väga tahame pakkuda, et õpiprogrammi osalejad omavahel teeksid reaalselt seda koostööd, aga koostööd saabki teha, kui sa oled leidnud selle niši, on ju, sest muidu lihtsalt keegi ei tea, mida sina siis täpselt teed. Jah, ja mina olen ka väga palju soovitanud edasi ja mind soovitatakse ka, et ongi, et kui sa teadki, kui keegi teeb hästi, sul endal ei ole aega või sa tunned, et see ei ole parim projekt sinu jaoks, siis miks mitte soovitada mingit head tuttavat ja siis teinekord, kui temale tuleb mingi päring, et ma näen, et siin aktiivne on Brit Mesipoon ja mina olen saatnud päris palju temale, sest mina ise ei viitsi teha mingit sisu ja blogipostitusi ja mingit sotsiaalmeedia asju ja siis, kui keegi näiteks kutsub või tahab, siis ma olen öelnud, et aga Brit teeb väga hästi. Ja Brit on saatnud mulle väga palju ka päringuid, et siis tekitage see võrgustik enda ümber. Ja kui sa tunned, et tahad ka nagu tulevikuoskusi õppida, tahad enda seda skill'e ehk siis oskusi nagu lihvida ja tõesti õppida selliseid asju, millele on praegu juba väga suur nõudlus, aga ka tulevikus väga suur nõudlus, siis meil on algamas nüüd juba järgmise nädala reedel, 7. novembril on esimene hübriidkohtumine meil, siis järjekordne 3. lend ai digistrateeg, mida siis peamiselt koolitabki Katrin Villimaa Otsing, nagu te kuulsite, ta pühapäeval ja laupäeval ka istub YouTube'is ja uurib igasuguseid uusi asju, nii et ta tegelikult sa hoiad ennast nagu pidevalt hästi kursis, et sul ei ole kunagi selliseid, vähemalt sinu koolitustel osaledes, ma ei ole kunagi kogenud seda, et sa räägid mingisugust 2 aasta tagust teooriat, vaid pigem neil on see, et pea plahvatab, et kas aeglasemalt ei saaks, aga õnneks saab järgi vaadata. Ja, et siis ai digistrateeg, ma usun, et siia pannakse link ka, kellel on huvi, meil on üks hästi hea pakkumine, veel aktuaalne, mis kestab kuni pühapäeva õhtuni. Nii et see võib olema nagu väike FOMO ka on ju siin asja juures, et ikkagi sind ärgitada, et kui sa tunned, et see sügis võiks olla aeg millegi uue õppimiseks ja õppida seda ai-d ja võib-olla digitööd, siis rohkem siis. Mul on üleskutse sulle. Me ei hakka seda pakkumist siia avalikult praegu panema, aga kui sa oled huvitatud lihtsalt seda pakkumisest kuulmast
siis kirjuta siia lihtsalt jah siia kommentaariumisse, jah. Ja me võtame sinuga ise ühendust ja teeme sulle privaatselt, kirjutame siis Messengeri selle pakkumise, et me ei hakka spämmima siin kõiki teisi, kes võib-olla pole huvitatud sellest AI digistrateegi õpiprogrammist, aga lihtsalt kirjuta siia chati jah ja me saadame selle pakkumise, see ei kohusta sind mitte millekski, aga lihtsalt siis saadki selle letialuse diili endale. Aga miks üldse, võib-olla paari sõnaga veel, et miks tasub sinna programmi tulla? No siin on juba päris palju välja toodud, et ongi, ma loodan, et see aasta ka, aga eelmised 2 gruppi on olnud mega toredad inimesed, et meil on siin ju stuudios ka päris kohtumisi, et siis saab rääkida ja tuttavamaks, et ja alati on nii põnev näha, et kui keegi on täiesti, ongi teinud kannapöörde ja nendel ongi uued kliendid ja list on täis, et nad isegi ei mahu enam uusi kliente. Et kõige paremad ongi need osalejad siis, kes reaalselt tegutsevad ka, lihtsalt videode vaatamine ei vii lihtsalt kuskile. Siis see teenusampsude, see julgustamine, et sa pead nende kodutöödega tegelikult sa hakkadki järjest tegema asju, et need, kes tegelikult on kõik kodutööd ära teinud, no nendel tegelikult ongi hästi läinud ju. Et see ongi ehitatud hästi niimoodi loogiliselt ja praktiliselt ülesse, et kui sa teed kõike kaasa, siis noh, paratamatult lihtsalt kaasneb, et tulevad ka kliendid ja pakkumised, aga kui sa lihtsalt istud, siis noh, ega miski ei päästa. Nii äge, et mul lihtsalt tulevad meelde jällegi need ägedad õpilased, kes meil on olnud, näiteks Liina Ostumaa, kes nüüd just lõpetas on ju selle või noh, jah, lõpetas nüüd siis selle AI digistrateegi, ütles, et tal on full nagu, et tal pole nagu praegu eriti ruumi klientide jaoks on ju, et lihtsalt nii äge on see, kui inimesed tulevad kokku, õpivad mingid oskused, saavad aru, mis on see nišš, kuhu ennast positsioneerida ja julgevad avalikult ka sotsiaalmeedias siis hakata rääkima sellest, et teised inimesed saaksid teada, et sa sellega tegeled. Ja Veebikool omalt poolt aitab leida kliente läbi siis teenuseampsude turu, läbi selle koostöövõrgustiku, mis meil Veebikoolis on, et meil on üle 10 000 ettevõtja, kes tegelikult just nimelt vajavad neid teenuseid, mis praegu siit ju kommentaariumist ka hästi kumas läbi, et ikkagi turundus ja SEO ja see on see, mida vajatakse. Sest noh, see ongi see ju, mis toob ettevõttele raha sisse. Nii et kui sa arvad, et turg on täis, tegijaid on niigi palju, siis see on vale. Vastupidi, on vaja häid tegijaid juurde ja selle AI digistrateegia õpiprogrammiga me tahamegi sind toetada ja seda saab teha töö kõrvalt, sellepärast et paindlik õppimine on, ei panda sind päevadeks kuskile ruumi kinni istuma ja teiseks seda saab teha ka siis, kui sa juba praegu teenust pakud, aga sa tunned, et sa tahadki oma taset kõrgemale tõsta, tahad rohkem nagu raha teenida oma ajakuluga võrreldes. Nii et jah. Ja ma tahtsin see paindliku õppimise juures ka öelda, et seal on minu arust väga hästi üles ehitatud see, et on olemas Slacki foorum, kus saab küsimusi küsida ka näiteks öösel kell 3 ja vahel võib juhtuda, et keegi teine, kes õpib, on kell 4 üleval ja vastab sulle ja siis noh, mingi hetk vastavad siis need, noh, mina käin seal ka, aga no oleneb, ma võin ka mõnikord kell 4 äkki üleval olla, et seal on see foorum, kus saab nagu kogu aeg 24/7 küsida ja kui see grupp läheb hästi käima, siis ju teised hakkavad ka aitama ja vastama ja teine asi on see, et on need küsimuste ja vastuste õhtud, et lihtsalt kui teil tekib takistus või näiteks sa oledki võtnud kliendi endale ja sa ei suuda seda teenindada või siis tekib mingisugune küsimus või probleem, siis saab panna selle küsimuse sinna küsimustesse ja vastustesse ja siis vaatame koos, pluss siis kodutöödele ka me oleme vaadanud koos üle ja ka mõndasid keerulisemaid ülesandeid ma olen siis uuesti teinud näiteks seal küsimustes ja vastustes näidanud, kuidas mina seadistaksin või teeksin mingit ühte või teist asja, et selle taha kindlasti ei jää, et liiga keeruline on või et sa ei saa videodest aru, et kui sul on motivatsiooni õppida, siis see programm kindlasti aitab sind. Ainult see tahe peab enda poolt tulema ja see õppimise motivatsioon. Ja me ei taha Veebikoolis julgustame kohe leidma päris kliente, see kõlab ebaloogiliselt, et kuidas ma saan hakata kohe päris kliente teenindama, kui ma ise tunnen, et ma alles olen alustaja. Aga see point just, mis Katrin praegu välja tõi, et sellepärast ongi meil need küsimuste vastuste õhtud, kus sa saad küsia, sa saad tuge Katrinilt, kes on 10 aastat selles valdkonnas tegutsenud, ma arvan, ei ole 15, jaa, sest et see agentuur ka veel selle eelnevalt. Et ma arvan, ei ole vastust, mida sa sealt ei saa, nii et sellepärast me julgustame võtma päris kliente ja miks päris kliente? Sellepärast, et see motiveerib sind rohkem tegutsema, sest kui sa mängid liivakastis, siis sa nagu võidki sinna mugavustsooni jääda, aga Veebikoolis me lükkame siin mugavustsoonist välja, nii et sellega tuleb ka arvestada, et niimoodi need tulemused ja muutused meie elus ju tulevad, et me hakkame päriselt tegutsema.
jah, aga võtame kokku, aitäh, et te olite siin meiega, nii lahe oli mõtteid jagada ja kohtume siis uuel reedel jälle uuesti ja kellega siis näeme AI digistrateegia õpiprogrammis ja veel meeldetuletuseks, kui sa tahad seda nagu väga head pakkumist lihtsalt kuulda, lihtsalt aru saada, mis seal täpsemalt on, kirjuta siia kommentaari praegu jah ja me kirjutame sulle Messengeri lihtsalt selle pakkumise ja see ei kohusta sind mitte millekski, lihtsalt saad teada, mis stiiliga on praegu võimalik veel pardale tulla siia AI digistrateegia õpiprogrammi. Aga kui keegi vaatab YouTube'ist järgi ja ei ole kommentaari, kas siis saab kirsikesele näiteks kirjutada? Jaa, see on nüüd see digiturundaja hakkas tööle, et kui üks kanal on kinni, siis kuidas saab avada teise kanali, et jaa, siis saab kas kirjutada info@webikool.ee näiteks, võib-olla kõige lihtsam meelde jätta või siis igal juhul kirjutage info@webikool.ee ja anname teada. Aga aitäh kõigile, mõnusat nädalavahetust ja häid kliente. Ja Halloween. Jah, mis Halloweeniga teha tuleb praegu digiturunduses? Koju komme varuda, kui lapsed ukse taha tulevad. Okei, väga hea, nii et kommikausid täis, aga mõnusat nädalavahetust ja näeme siis varsti jälle. Tšau. Tšau.